Mina olen Julia Abram ja te kuulate Eesti 100 loomaarsti. Tänane külaline on mõnevõrra teistsugune minu varasematest külalistest, sest et tema on enamiku oma loomaarsti tööst teinud Põllumajandus- ja Toiduametis. Tal on mitmeid teeneid Eesti riigi ees ja me peaksime olema kõik tänulikud selle eest, et me saame elada just sellises Eestis, nagu me praegult elame. Marutaudi vabas Eestis. Samuti just see osa tuli natuke pikem kui varasemalt, sest see teema oli nii haakuv, nii huvitav ja ausalt öeldes neid lugusid oleks võinud olla veelgi rohkem. Tänane külaline on erakordne Enel Hakman. Kõikide väikeste tüdrukute ja poiste elus juhtub midagi sellist, mis paneb neid mõtlema veterinaarmeditsiinist. Mis juhtus sinu elust, et sa otsustasid loomaarstiks saada? No pigem oli see, et mis oleks pidanud juhtuma, et ma ei oleks otsustanud loomaarstiks saada, sest minu vanaisa oli ENSV teeneline loomakasvataja, veisekasvataja. Minu vanaema oli Tori liini üks traditsioonilise Tori hobuse liini üks nii-öelda teeraja, hobusekasvataja seltsi auliige, et minu onu on väga teada-tuntud veiste-aretuse spetsialist, et minu ema on loomaarst, minu isa on loomaarstiks õppinud ja eluaeg loomadega tegelenud, et no kus see midagi muud siis pidi tulemagi, et loomad on tegelikult minu elu täiesti orgaaniline osa olnud kogu aeg, sellepärast, et minu vanavanemate talu on siiamaani alles, et seal on nagu loomade arv võib-olla langenud ja loomaliikide arv langenud, aga ma mäletan, et tippajal me vist vennaga kalkuleerisime 11 loomaliiki seal. Et see oleks väga kummane tegelikult olnud, et kui ma ei oleks selle valiku peale mõtelnud, et 2 korda on olnud minu elus vist see, et kus ma nagu korra kaalusin, et võib-olla see ei ole hea mõte. Aga tegelikult oli jah, et mul isegi kuskil on ümbrikus mingi algklasside õpetaja on andnud valge paberiga lapsele kätte, et no kelleks sa tahad saada ja seal oli nii-öelda poolt ja vastu argumendid ja siis lõppu kirjutasin trükitähtedega, aga teised öelgu, mis nad tahavad, aga minust saab loomaarst. Mis vanuses see oli? Ma arvan, et see võis mingi algklassis olla, et esimene kuni 3. klass, et jah, et ma kaalusin ka humaanmeditsiini minekut, aga sellega oli lihtsalt force majeure tuli vahele, et sel hetkel, kui olid sisseastumiskatsed, istusin mina haiglas, sest ma olin heinakoorma otsast alla kukkunud, et murdnud käeluu ja saanud põlveliigesesse vere sisse ja siis tegelikult oligi, et ma isegi veterinaariste sisseastumiseksamitele läksin niiviisi, et oleks pidanud minema 2 karguga, aga ühes käes oli nagu kips ka, et siis ma ei saanud 2 karguga minna, siis oli mul nagu läksin veel sealt Riiamäe trepist üles, et ühel pool oli kark ja teisel pool oli siis onu, kes oli viimaseid päeva EPA-rektor ja siis ma niiviisi, et mine ära, et nii suurt haledust mul ka ei ole komisjoni ees vaja, et ühesõnaga, et nii ta läks. Kas sinu õpinguid ülikoolis mõjutas kuidagi see sinu pärand, et sul vanemad loomaarstid, eks ole, vanaisa, ma saan aru, et see võis jätta niisuguse nagu või seada teatava sellise plangu, mida on vaja ületada? Noh, jah, meil oli muidugi kursusel Antskovak, et temal oli see pärand nii-öelda sildiga veel suuremalt otsa ees, et nime järgi ju inimesed õppejõud ikkagi tundsid, et teame su isa ja ema. Et ma ei tea, kas nad ülejäänud inimestega, ma arvan, et nad ajavad kaupa, aga sellest juba nagu piisas, aga no ma ei tundnud seda kuidagi niisuguse koormavana, et mingi nii või naa sul on nagu vastutus iseenda ees ja et selles ei ole midagi halba, kui sul on vastutus ka nii-öelda suguvõsa ees, et pingutada, et kui lohet peaks nagu laskma suguvõsa nimel, siis oleks nagu probleem,
aga noh, et mingi koormuma nagu faktor see ei olnud, et võib-olla jah, see seadis nagu niiviisi, et sa peaks neid asju juba kuidagi eos teadma ja ühte teist sa nagu teadsidki, aga see oli ikkagi nagu lapsemaailm. Tegelik elu oli teistsugune. Mis tuli üllatusena ülikoolis just veterinaariat puudutav? No üllatusi selles mõttes suuri nagu õppimise osas ei olnud. Ma teadsin, et see on nagu keeruline õppimine, et elu parimad aastad küll, aga loomaarsti õppes need võib-olla nagu nii lilles ei olnud või nii näpud püsti ei ole, et seal on ikka nagu raske õppimine käib, et sa pead ikka ennast sügavalt pingutama, et see õppe läbi teha, et pigem oli see, et minu õpingute ajal kogu Eestis toimusid hästi suured muutused, et sel ajal, kui mina nii-öelda unistasin loomaarstiks saamas, et siis minu nii-öelda iidol oli ju minu ema, et inimene läheb ja teeb loomad terveks, et see oli nii vägev, et minu lapsepõlv suuresti möödus ja minu vendade oma ka, et vettpillise taga istmele, kui me siis ära väsisime, said sinna istme peale taha magama, siis kukkus selja tuli, põmp sulle pähe, ajas sind jälle üles ja siis oli hästi tore, et kõik andsid ju kommi, et laps oli kaasas ja vahel sa said midagi aidata, siis sa tundsid ennast nii tähtsana, aga kõige suurem võib-olla üllatus oligi elu poolt korraldada sel ajal, kui sa õppisid ja vahetult peale seda kogu see maailm muutus, et kogu see loomapidamissüsteem muutus ja nüüdseks on see nagu totaalselt muutunud, et sa läksid mingi oma unistusega ja tegelikult, kui sa olid selle õppe nagu läbi teinud, siis maailm oli muutunud, et seda unistust sa täita ei saanud. Miks ma küsisin seda, ma mäletan lihtsalt, et ma ka ju tegelikult lapsepõlvest teadsin, mida see enam-vähem veterinaaria endast kujutab, et käisin ka emaga vasikaid välja tõmbamas ja mida kõike, aga ma mäletan, et need anatoomia praktikumid olid minu jaoks tõsiseks üllatuseks just see, et sa ikkagi nagu surnud loomade peal, kes on olnud sügavkülmas X teab kui kaua, et neid sa võtad sealt sügavkülmast välja, siis see lõhn, mis sealt tuleb, eks ole, siis see kergelt rohetav sinakas korjus, mida sa hakkad seal prepareerima, et see oli niisugune tõsine eneseületus ja üllatus mulle just selle õpingu poole pealt. Et ma just seda laadi ka mõtlesin, aga muidugi tõepoolest, et alustad ühe ideega ja kui lõpetad, siis maailm on nii muutunud, et sa pead edasi minema teiste ideedega, on päris hirmutav või kuidas? Ja ei selles mõttes küll, et ega need anatoomia, see nagu esimene niisugune pärl, mis sulle siis ette antakse ära. Minagi mäletan esimest anatoomia nagu tööd, et kus siis anti eesti keeles asjad ette ja ladina keeles ja mul oli niisugune tunne oma grupist, ma olin ainukene, kes nagu suutis ma mõtlesin, et äkki nad teevad nalja, et mis mõttes, et ma ei tea sõnagi ladina keelt ja nüüd nad tahavad, et ma hakkaks nagu mingi organitest nagu mingi terve elundkond, et järgmiseks päevaks nagu pähe, et eesti keeles ladina keel. Mõtlesin, et okei, et see on vist mingi niisugune nali neil, et hea küll, aga et ma nagu onu juures tollel hetkel ma olin lühike tuba saanud, ma ikka nagu õpin sellest. Minu meelest ma olin ainuke, kes selle töö ära tegi, siis teistel ilmselt jäi mulje, et see ongi nali, et see ei ole lihtsalt võimalik, et see intensiivsusega õppima hakatakse. Aga jah, see praktiline elu mind võib-olla nii palju ei üllatanud, sest ma tõesti olin selle praktilise, ma ei tea, kellegi jaoks musta või räpas, aga kellegi jaoks lihtsalt elulise nagu elu sees, et mitte küll formariini lauludes, aga jah, et selle praktilise elu sees ja see ongi, et niisugune, ma ei tea, tollel hetkel oli kõik oli segapraksis, et nüüd siis võib-olla on see pigem niisugune suurloomapraksisega, et kas või seesama üks nendest hetkedest, kui ma otsustasin, et ma ei taha ikkagi loomaarstist saada, oli see, et ma eeldan, et see oli ka sünnitusabi teema ja mina väikese lapsena olin siis nagu vaatamas, kuidas ema seda teeb ja see kõik tundus nii hirmus ja tore ja vahva ja siis mingil hetkel lihtsalt sealt lehma ahtri poole pealt viskas mulle niisuguse ämbri täie siis niisugust verist roossest mädast vedelikku peale ja siis üks paar nädalat ma tõepoolest ei tahtnud loomaarstiks enam saada. Aga jah, et ma ei tea, et tegelikult see on ju elu, et see käib kõikidel, ma ei tea, loomaliikidel kaasa arvatud inimeseni, et ega see, et niisugust fun'i või glammi või et seda võib küll nagu kokku pakkida, aga et päris elu on tegelikult päris eluline loomaarst. Sa mainisid oma vendasid.
mis nendest sai? Minu vanem vend õppis küll loomaarstiks, ta lõpetas ära, aga tema läks põhimõtteliselt kohe üle humaanmeditsiini peale, et tema hakkas tegelema invatarvikutega, alates, ma ei tea, jalgadest, kätest, ortoosidest, et hetkel tal on oma ettevõte ja jah, et tema tegeleb nii-öelda meditsiiniga, humaanmeditsiini valdkonnas. Ja noorema vennaga on meil nagu 7 aastat vahet, et tema kuidagi otsustas, et see maailm talle nagu üldse ei sobi, et tema paneb juhtmeid seina, et niisugune puhtam, valgem ja korralikum töö ja kui nuppu pärast vajutad, siis läheb eriti valgeks ja puhtaks. Ma just mõtlesin sellepärast ka, et sa ütlesid, et mis pidi juhtuma, et sinust ei saaks loomaarst, et siis ma mõtlesin, et kas see läks kuidagi üle ka sinu vendadele, et meil on ikkagi veterinaarias teada ka selliseid inimesi, kes on õed või vennad, mõlemad õpivad loomaarstiks, et see on, ma ei kujuta ette, mis peaks juhtuma, et meie peres oleks niimoodi läinud, aga jah. Pärast ülikooli, teil oli õpet, oli 5 aastat, on ju, ja Põllumajandusakadeemia. Ja. Kuidas su läks pärast ülikooli? Minul läks nagu selles mõttes võib-olla järjekordselt mitte nii, nagu ma plaaninud olin, et mul tegelikult oli nii-öelda päris keskmisest rohkem valikuid, et kuna ma lõpetasin päris heade tulemustega, ilmselt jäin komisjoni silma, siis mul sellel hetkel, nagu ma ütlesin, et oli tegelikult puhas segapraksis, et alles hakkasid niisugused esimesed väikeloomakliinikud tekkima ja nüüdseks on see kõik plahvatuslikult muutunud ja arenenud, aga et mul oli pakkumise siia ja sinna, aga mis seal salata, et tollel hetkel oli ikkagi asjad niiviisi, et mina kas võin teadma, et kui ma 18-aastane mehele ei ole läinud, siis ma jäängi vanatüdrukuks. Praegu on see kummaline, et praegu on need numbrid võib-olla sinna ette tuleb 3 ja 8 ja siis on asi võib-olla teemas, aga ühesõnaga mina tegelikult ülikooli juba lõpetasin õppides eksameid kahekesi. Et oodates oma esimest poega ja siis ma läksin tööle ülisuurloomapraksisesse, et Eesti tollel hetkel küll veel mitte, aga hetkel ainukesse kunstliku seemenduse jaama Kehtnasse, et kus siis minu patsientideks olid sellised 800 kilo kuni 1,5 tonni pullid ja tollel hetkel ka kuldid, et niisugused mõnusad, ma ei tea, 350 kilogrammi, et mitte just väikesed patsientid. Ja sinna ma tõesti läksin ja seal ma ei tea, et sealt läksin otse sünnitama, et ka viimasel päeval, kui ma öösel tõesti sünnitusmajja jõudsin, käisin veel päeval töö juures, et oli päris kirgastav. Et muidugi, et tänapäeval jäetakse need asjad hästi, et karjäär enne ja siis võib-olla vaatame, kas saame lapsi ka ja ma tegelikult mõistan, et minul oli ka nii, et kui ma tööle läksin, siis tegelikult, kuna ma ka abiellusin, siis juba eeldati, et no. Ja siis jäi mulle niisugune mulje, et kuidagi, et mida suuremaks läheb minu kõht, et seda väiksemaks nagu arvatakse, et muutub minu aju. Et minu potentsiaal nagu tundus kuidagi väga langevat seoses sellega, et ma last ootan, aga jah, et ma ei tea, tööd said tehtud, et mingitel hetkedel tuli ikkagi üsna kiiresti koos oma suure kõhuga sealt, ma ei tea, kuldiaiast pageda, kui te otsustasite, et temale see ravi ei sobi, et kuldidega oli natuke lihtsam, et seal oli keegi ikkagi üsna alati abiks, et ühtegi draamat ei juhtunud, aga jah, et töö sai tehtud. Ja nii ta läks ja sealt kuidagi peale seda, et ma olen iga lapsega hästi kiiresti tulnud uuesti tööle tagasi, mida ma tõeliselt teistele ei soovita. Sest ega inimene ei ole kass, et 12 poega ja et vaatame, kuidas esimese, teisega ja 3. ja 4. Et tegelikult inimesed võiksid ikka jah, mul laste jaoks rohkem aega võtta, aga siis mingil hetkel jah, et ma ei tea, mis uju ajal kandideerisime Põllumajanduse Toiduameti Rapla keskusesse, aga sinna ma siiski lõpuks otsustasin, et ma ei lähe ja kuidagi minu CV siis jooksis sinna Põllumajanduse Toiduameti keskasutusse. Ja siis tuldi mulle järgi. Et minule lihtsalt anti teada, et mingid inimesed tulevad muga rääkima, mina ei saanud aru, et ma ei ole nagu kuskil. See kõlab ju lausa hirmutavalt. Ja, et see oligi tõsiselt hirmutav, et ma mäletan, et ma tulin nagu
noh, et ma teadsin küll paar päeva ette, et nad nagu tulevad, aga et ma tulin nagu mingit pulle ravimast ja siis see oli üks minu elu pikim ja põhjalikum kätepesu ja ma WC-s üritasin nagu aega viita ja mõelda, et kust aknast ja uksest ma nagu saaks välja hüpata. Ma ei ole päris kindel, et ma sinna vestlusse tahan minna, et mingi suur ja kõrge amet, et noh, et et mis nad tahavad. Aga ei, sinna ruumi ma läksin ja siis tuli välja, et nad väga tahaks, et ma sinna tööle läheks. Kas ülikooli ajal teadsid, et on võimalus loomaarsti haridusena ka kuskil ametis tööd leida? Ja tegelikult meil isegi käidi ju rääkima, et nagu, ma ei tea, veterinaarseadusandlusest, aga ega ma väga ei tajunud, et mingi niisugune riigiamet on olemas või et tajusin, et ta on mingi niisugune suur ja hirmus ja kontrollorgan ja parem temaga kokkupuudet vältida, et umbes nii nagu politsei ja piirivalveamet nõiad ja käed selja taha. Et ja, et ma nagu üleüldse mingit siukest varianti ei kaalunudki või see ei olnud üldse minu jaoks teema, et ma ikka kujutasin ennast täiesti praktiseeriva loomaarstina, et ja nad suutsid su ära rääkida, nagu ma aru saan. No ma ei tea, mind ei ole nagu väga keeruline vist ära rääkida, et mul on umbes nii, et kui on nagu töö vaja ära teha, siis tuleb töö ära teha, et ja kuidagi nad suutsid, aga ma mäletan, et see oli ikka nagu keeruline minu jaoks, et ma vist esimesed pool aastat nagu ei saanud aru, et nagu mis mõttes, et kas see on nagu töö, et mingi anti arvuti kätte, et ma ei osanud väga arvutitki kasutada, kõigepealt tuli arvutit kasutama õppida, et nagu seadusandlikud dokumendid, mingi seadusloome, mingi Euroopa Liit ja mingid nagu, ma ei tea, toidukontrollid, et see oli minu jaoks nagu niisugune täiesti niisugune müstiline maa ja ega ma arvan, et hoolimata sellest, et ma töötasin selles ametis päris lõpus kokku vist mitukümmend aastat, et ega minust ei saanud niisugust nagu ametnikku selles traditsiooniliselt mõttes, et isegi jah, et kui ma sealt ära tulin, siis Euroopa Komisjoni nii-öelda peaveterinaar saatis mulle kirja, ütles, et mina nagu, et ta mäletab mind väga hästi ja et tema minu pealt õppis, et nagu asju võib hästi teha hästi erinevatel moodi, et ta on nagu näinud väga palju ametnikke, kes teevad oma tööd hästi, olles nagu ametnikud, aga et oma tööd annab teha ka hästi, jäädes iseendaks, et nagu, et asju annab teha nagu hästi mitmel moel, et sa ei pea tegelikult nagu kohanduma nende stereotüüpidega, et sa võid siiski jääda iseendaks ja ikkagi teha asju hästi. Kas sinust sai kohe metsloomade marutoodi vastase vaktsineerimise projektijuht ja koordinaator? Ei saanud. Minust sai, et mind nagu sinna topiti seemnele mulda selleks, et kasvatada minust nagu loomatervishoiubüroo juhataja, siis sealt edasi veel kuidagi loomatervishoiu ja loomakaitse osakonna juhataja, aga ma ei ole üldse ambitsioonikas inimene, nagu ma ütlesin, et tegelikult see ametniku tee ei ole kunagi olnud mu unistus. Ma ei ole sellest isegi väga aru saanud, et minu jaoks need Brüsseli nõupidamised olid paras piinavink ja oligi, et isegi kui ma seal neid ettekandeid tegin, et siis ma ikkagi, ma ei tea, ma võtsin endale vabaduse olla see, kes mina olen, et ma ei lähe kuivale ametlikule teele üle, ma ei hakka niivõrd poliitkorrektseid asju ütlema, et ma ikkagi üritan asju öelda nii, nagu asjad on ja praktilisest mõttes. Et selles mõttes jah, et ma kuidagi nagu tegin seal karjääri ja minu karjäär on olnud selles mõttes äraspidine, et ma nagu nii-öelda noorena panin tippu üles, et peaaegu 2 aastat siis nii-öelda riigi peaveterinaararstini. Ja siis tegelikult oligi, et mingil hetkel hakati rääkima, et meil on ikka selle marutaudiga täitsa halvasti ja ise ju ka näed, et kui sa ikka juhid osakonda, mis nagu tegeleb vastutab sellest Eestis nakkushaiguste tõrje eest, muidugi halvasti on ju selles mõttes nagu sa tajud seda halvasti ikkagi rohkem selle, kui asi puudutab ainult põllumajandusloomi, et marutaud on selles mõttes natuke niisugune hoomamatu asi, et ta küll, ühelt poolt on ta eriti ohtlik ju, selles mõttes, et ta tapab kõik ära. Teiselt poolt ta ju ei ole eriti ohtlik, sest ta ei ole nagu selles mõttes nii-öelda A-grupi haigus või väga kiiresti ja plahvatuslikult leviv haigus, et ta on väga kindel ülekandemehhanism, et hammustusega või süljega, et A peab saastuma, et peab olema otsekontakt. Et selles osas nagu ei ole väga ohtlik, siis ta ei ole ainult põllumajandusloomade teema, et pigem ta ongi, et on nagu kasside koerte teema ja siis tegelikult Eestis sellel hetkel ju ta oli nagu metsateema, et sest oligi, et mida inimesed ei olegi nagu tajunud, et on sajandeid ja aastatuhandeid vana haigus, et on üks
üks vanemaid ära kirjeldatud haigusi, teda on meeletult kardetud, ta on olnud nagu, ongi, et ta on haigus, mis põhimõtteliselt, kui sa selle külge saad, siis lasen tal kuul pähe, sest nagu pääsu ei ole ja ka tänapäeva meditsiini mõistes ei ole pääsu. Kui sa oled nakatunud, see on kliinika välja kujunenud, et me võime rääkida nendest üksikutest juhtumitest, mida ma ei tea, dokfilmides on demonstreeritud, et inimesed on jäänud ellu, aga täpselt samade ravivõtetega kogu tänapäevast kaasaegset meditsiini appi võttes väga-väga paljud inimesed iga viimne nädal ikkagi surevad ära. Et tegu nende mõne üksiku juhtumiga ja siiski sellega, et punkt üks, et need inimesed, enamus nendest olid saanud vähemalt esimese vaktsiinisüsti kätte selleks hetkeks, kui neil kliinika välja kujunes ja et seal on teatud raviprotokollid, üks nendest hõlmab ka seda, et inimkeha jahutatakse väga oluliselt, et anda immuunsüsteemile nagu aega töötada, et tegu on ilmselgelt osade inimeste mingi immuunsüsteemi väga harva eripäraga. Ja ma olen ka ühte sellist inimest, kes on nii-öelda läbi põdenud, ellu jäänud, näinud ühel konverentsil, aga et tegu ei ole mingi, et inimene tervistub ja temast saab nii-öelda rõõmus. Täieväärtuslik kodanik, jah, et nagu ühiskonna liige, et tegelikult need inimesed ikkagi jäävad invaliidistuvad, nende võime oma eluga hakkama saada on üliväike, et me ei saa mitte kuidagi ka tänapäeva meditsiini mõistes rääkida, et marud on kuidagi ravitavad. Marud on endiselt täiesti surmaga lõppev haigus. Aga täiesti korra niisugune täpsustav küsimus, et see, kui sa hakkasid seal mõtlema, et marutaud on vist teema või sinu juurde tuldi selle murega, mis aasta see võis olla? 2000-ndad, algus, keskpaik? Ma arvan, et see aasta tegelikult ongi isegi üks 2000, et see nagu tiksus tegelikult juba sellel hetkel nagu pommikesena, kui me sinna tööle läksin, et nagu alguses peale oli see nagu mure, kuidas seda muret lahendada, et me ju lahendasime seda nii hästi ja hästi selles mõttes, mitte hästi või halvasti, või täiesti hästi, et loomaarstid on teinud meeletu töö selleks, et kass ja koera regulaarselt vaktsineerida, sest et ongi kogu aeg see pomm nüüd tiksub, et meil oli marutaudi juhtumeid üks täitsa tavaline 200-300 diagnoositud marutaudi juhtumit aastas, et kõige katastroofilisem oli aastal 2003, kus oli 814 laboratoorselt diagnoositud marutaudi juhtumit. See tähendab seda, et nii kui tuli kahtlus, nii see loom tapeti või eutaneeriti ja võeti proov, et kui loomaarstil on juba kahtlus, siis see juba ongi, loom on surmale määratud, siin ei ole valikuid. Siin ei ole selles mõttes, aga nende üle 8 looma hulgas oli üle 50 veise, et kujutage ette, mis see tegelikult tähendab, et farmis veiseid ju söödetakse, lüpstakse, nad poeguvad, et inimene on kogu aeg temaga otsekontaktis, et milline meeletu inimhulk pidi nagu iga juhtumi järgi, kõik need inimesed, kes kokkupuutel, kes olid, et minema vaktsineerima, et tegelikult see oli nagu ikka väga suur nagu koormus veterinaarsüsteemile, meditsiinisüsteemile, emotsionaalne koormus nendele inimestele. Sa oled kokkupuutes loomaga, kes kannab surmavat haigust ja sa ei tea ju tegelikult, et mis hetkel ja kas sa oled nakatunud. Et need samad lood, et kuidas seal ju algselt olid need Vene vaktsiinid, millega koos ei tohinud viina võtta ja siis üritasid nagu ülisemad inimesed vältida seda vaktsineerimise minekut ja kuidas need loomaarstid siis ajasid nagu kariloomi, ei sa tule, et nagu vaktsineerimisega saad aru, et sa sured ära muidu, et kui sa ei tule. Tänapäeval on see taandunud rohkem ju vaata niisugune koerte kasside peale, aga tegelikult siis oli ju põllumajandusloomad olid reaalselt need, kes võisid haigust üle kanda. Ja ei loomulikult, et mis mõttes võisid, et minu... Ma just mõtlen lihtsalt, et need, kes kuulavad, eks ole, et nemad võib-olla ei pruugi sellest aru saada, et see ei ole ainult koertele kasside mure, et neid levikuteid oli mitmeid. Ta nakkab inimesele, ta nakkab veisele, et seal on vaja nii-öelda suuremat võib-olla nakkuslikku doosi, aga mitte keegi ei käi ammustusega doseerimised, palju nüüd sülge ära kandus või kui suur see haav oli. Et kui suur jamad oli, et selge näide. Ma olin 4. kursusel, kui meie enda kodufarmi veis nakatus marutaudi. Karjamaal sai pureda ilmselt ja jäigi kliiniliselt haigeks. Ja ema on loomaarst, mina olen loomaarsti tudeng, et oli siis abiks, et nagu me oleme loomaarstid. Sa ei saa mitte midagi teha, sellepärast, et sa ei saa ju takistada seda, et jooksevad ringi marutaudis loomad. Loomad ikkagi on, karjamaad tänapäeval vähem, sel hetkel ju käisid kõik veised karjamaal, et põhimõtteliselt 3 aastat võis iga hetk sul tulla koju nagu loom, kes on saanud marutaudi kahtluse looma käest pureda ja kes on sul haige ja et veis ei hakka sind purema,
aga mida siis üsna tavaliselt arvatakse, kui sülg hakkab teisel suust jooksma, et ilmselt on tal söögitorusse mingi kinni jäänud mingi asi, et mis siis Ja mida sa toimub. teed selle jaoks, on ju, lükkad käe Jah, söögitorusse. suu avaja käsi sisse, ei tea, kas sa saad sealt mõne toreda haava, kas seal on nagu nakatunud selge. Et see kõik oli pöörane, et sinnamaani, et mina olin loomaarsti tudeng, et sellesama veisega seoses oli sellega ikka, marutaudiga saab nalja ka, et ma mäletan hästi, et siis Jaagup Palaots, niisugused paksud, mõnusad prillid, üks kõige kardetumaid õppejõudusid, andis meile episetoloogiat ja siis mina olin just oma abikaasaga kokku saanud ehk nüüd marutaudis ja süljega levib ja meil just kõige aktiivsemad suudlemisperioodid ja siis küll ma mõtlesin, et kuidas ma siis nagu lähen küsin selle Alaotsa käest, et kas on mingi variant, et ma tulevad selle mehele selle marutaudi üle andnud. Ja ma mäletan seda küsimust. Alaots vaatas mind sellest prillidest läbi niisuguse näoga, ma mõtlesin, et ma hirmust pissin püksi praegu. Aga et see ongi, et see nagu tegelikult see haigus nagu puudutas niivõrd paljude inimeste elu, et praegu võib see olla naljakas ja inimestele tundub, et oh jumal, et nagu võeti üks haigus ära, anti teise tasemele, et kärntõbi ja ma ei tea, rebaseid kährikuid on palju, et tuleme nüüd ikkagi jalgadega maa peale, et kui palju sureb marutaudi loomi, kui palju sureb inimesi, et hoolimata praegusest ajast ikkagi meil sureb iga 8 minutit tagant inimene sureb marutaudi. Nii et Eestis tegelikult see, et meil 1986 oli viimane inimjuhtum, et see on, esiteks on ta hästi suur õnn sellel ajal, kui 2003 meil oli üle 800 loomajuhtum ja teiseks on see väga paljude inimene väga süsteemne töö. Loomaarstide eelkõige töö, kõik need vaktsineerimised, kõik seesama, et selle süsteemi haldamine, kõik need juhtumid üles leida. Suure tõenäoliselt me ei leidnudki kõiki neid juhtumid, aga vähemalt inimesi teavitada, et see haigus on olemas, et palun kartke seda. Kõik need humaanmeedikud, kes pidid siis neid juhtumid menetlema, et see oli pöörane nagu töö, et see oli nagu oluline, aga lihtsalt oligi, et mida sa siis teed. Tegelikult on selleks päris palju taustateadmist vaja, et sellist nagu kompleksselt hakata tõrjuma haigust. See on üks kõige nadim variant, et kui nagu haiguse põhikandjad on metsloomade hulgas, et mida sa siis teed, et tulge palun homme hommikul, paneme süstla tagumikku, mitte keegi kohale ei tule. Et jah, et see oli väga suur väljakutse. Ja ma just mõtlengi, et kuidas selle metsamarutaudiga siis üldse nagu võitlema hakati või kes mõtles välja selle süsteemi, et hakata neid toidupalasid vaktsiiniga mööda metsa laiali viskama ja kuidas see... Tegelikult me ei saa öelda, et meie mõtlesime selle välja, et tegelikult see süsteem mõeldi välja Šveitsis ja see süsteem ikkagi mõeldi välja juba üks tubli 40 aastat tagasi ja algselt oligi, et millest inimesed siiamaani arvavad, et mingi kanapeadesse on vaktsiin süstid. Algselt oligi see, et lihtsalt kana ajudesse süstiti seda nii-öelda vaktsiini ja siis loobiti kanapäid sinna metsadesse. Et nüüd on tõesti juba tööstuslikult toodetud vaktsiinid, mida loobitakse, aga see süsteem hakkas pihta sealt Kesk-Euroopat, sest mida rikkam on riik, seda rohkem ikkagi panustatakse haiguse tõrjesse. Aga kui rääkida nagu Eestis, siis et tegelikult ka meie tegime seal ikka väga palju vigu, et oligi, et kui ma sinna PTA-sse tööle läksin, et see vajadus oli täitsa selge, aga lihtsalt ongi, et arenev noor süsteem, et Euroopa Liitu hakkame astuma, et seadusandlus tuleb muuta, mingid missioonid traalivalivad edasi-tagasi. Aga jah, et kuna ma räägin 2003 aasta 800 juhtumit, see on ikka päris nagu katastroofile hakkab lähenema. Et juhtumite arv langeb siis, kui põhikandjate rebaste kährikute arvukus langeb ja langeb ta siis, kui neid sureb marutaudi piisavalt palju maha, aga palju nad suudavad kedagi ära nakatada, et see on ikka suur küsimärk ja kelleni ja kuhu ta siis välja jõuab. Ja siis oligi, et ma ei tea, et kes mõtles välja, et tegelikult me hakkasime siin jalgratast koha peal leiutama, et ega sai tehtud ka vigu, et näiteks üks põhiviga oli see, et vahel ikkagi ei maksa kuulata seda, et meil on Eestis on ikka kõik on nii teistmoodi kui teistes riikides, et kui teised riigid on mitukümmend aastat nagu asja praktiseerinud ja omandanud kogemuse, siis tuleb rohkem usaldada ikka neid, kellel on praktiline kogemus olemas, et meie algselt usaldasime meie jahimehi, kes hakkasime rääkima, meil on ikka kõik asjad täitsa teistmoodi, et meil on ikka täiesti teistmoodi rebased ja kährikud ja siis algne nagu tõrjeprogramm oligi see, et me lihtsalt jahimehed
ikkagi ütles, et ei, nemad teavad kõige paremini, kus need rebased ja kährikud elavad, et nemad hakkavad neid vaktsiine sinna metsa kandma, et see raha suunatakse nagu neile, see külvamise raha ja vaktsiinid neile ja et nemad panevad meile paika mingid alad, kus rebased kährikud elavad ja ma ei tea, et üks programm sai siis valmis tehtud ja siis tekkis veel mingi poliitiline vastasseis, et seda ei kinnitatud ja kinnitatud. See, et vastasseis oli poliitiline, sain ma teada hiljem, kui mingil nõupidamisel tõusis üks endine põllumajandusminister püsti ja ütles, et ikka, et ma ei tea, et nii kaua, kui mina ikka minister olin, et siis mina küll niisugust nagu kammaiaad, mis mingi vaktsiinile nagu külvamistlennukitelt ei olnud nõus vastu võtma, et tuleb ikka anda asjatundjatele asi. Aga jälle, et mõtleme nüüd loogiliselt, et tegelikult ei saa ju kuidagi öelda, et rebane kährik elab mingis konkreetses alas, et meil on alles oli uurimus, kui palju elab neid Tallinna linnas sees, et nad elavad ikkagi nagu igal pool. Ja mina väsisin ära ka peaaegu vastu seina jooksmast, et programm oli tegelikult valmis, kirjutasin, et kuulge minge metsa, et ma ikka nagu katsan oma elu ka elada. Ma läksin teise lapsega dekreeti ära, et rahunege nüüd maha mõelge veel, mis te tahate saada. Ja siis, kui ma tulin jälle upsti dekreedist välja, siis kuidagi andis see programm ära kinnitada, aga jah, et see esimene vaktsiini külvamine oli niisugune väga põnev protsess. Üle kivide känduda. Üle kivide ja känduda, et esiteks raha jõudnud kohale, teiseks, et kuna nagu programm oli ikkagi jäänud sellisesse seisu, et meil rebased kährikud elavad kuskil konkreetsetes piirkondades, siis olime planeerinud raha selliselt, et raha oli kuskil, ma ei tea, alla poole riigi jaoks. Siis tuli kõik see programm ümber teha, et ikkagi õppida parimatest kogemustest, et siis esimene vaktsineerimine toimuski tegelikult ainult Põhja-Eestis ja saared ja see oli üks nagu, see oli tegelikult see protsess on nii kirjeldamatu, et ma arvan, et see aeg saab siin nagu otsa, kui neid kõiki asju kirjeldama, aga see oli väga nagu selles mõttes huvitav, et nagu esmakordselt kõigi jaoks ja me ju tegime veel niisuguse nii-öelda vaktsineerimiskatse, kuna ikkagi, kui nagu see vastasseis oli niivõrd suur, eriti just nagu jahimeeste poolt, siis neile tundus, et me põhjustame mingi ökokatastroofi, et siis me tegelikult esimene vaktsineerimine toimus 2004 aastal Vormsi saarel. Et me külvasimegi vaktsiini käsitsi ja nii-öelda tegime nagu puust ja punaseks nii iseendale kui teistele selgeks, et see mingi käsitsi külvamine ja nagu jalgsi mööda maad, et see ei ole teema, et Vormsi saar on ju alla 100 ruutkilomeetri. Et selleks, et külvata üks väike Vormsi saar, kulus meil tegelikult nagu 3 meeskonnal 3 päeva, et jala seda mööda nagu... Kui suur see meeskond oli? No 9 inimest siis nagu kokku, et 3+3+3 kohalik jahimees ja seal olid väga tublid ja nagu asised jahimed, kes olid nii-öelda kogenenud, need teadsid, kus on rebaste kährikute urud, kes ei olnud, need ei teadnud, aga lihtsalt see on tegelikult nagu võimatu, sa ei pääse igale poole ligi, see on tohutult aeglane, vaktsiin tahab sügav külmas hoidmist, see tahab nagu nii-öelda, et sellel külvamise päeval siis sa võid ta sealt sooja kätte viia, et see logistika korraldamine, lõpuks me lõhkusime tõepoolest ära ka ühe auto nagu selle kõige käigus, et need kulud juba ainuüksi Vormsi saare vaktsineerimiseks, need olid nagu üüratud. Samal ajal lennukiga selle pisikese Vormsi saare külvab ära 3 tunniga, et kõik on tehtud, et edasi-tagasi tšuh-tšuh mööda vaktsineerimisala, kõik alad on külvatud, täpselt on teada, kuhu vaktsiin kukkus, palju kukkus, et jah, me saime selle käsitsi külvamisega selle kogemuse, et ökokatastroofi ei teki, me saime seal teha nii-öelda järelkatseid, et märgistasime osad söödad ära, et käisime pärast vaatamas, et kas on söödud, kui palju on söödud, kes tundub söönud olevat, et ja see kõik oli väga põnev, aga ikkagi, et tegelikult maksab uskuda neid riiki, kellel on parim praktika olemas, tegelikult see õhust vaktsineerimine oli õige tee. Ma saan aru, et nüüd, kui õhust vaktsineerima hakati, et siis ei olnud enam see kanapeade viskamine taevast. Jaa, see ei olnud kanapeade viskamine. Mul on siin terve demonstratsioon esimene, et paneme kummikinda kätte. Õnneks see lõhna keegi kirjelda palun ka seda lõhna, jah? Jah, kirjelda seda lõhna. No ma ei tea, et mul on siin olemas neid erinevaid vaktsiinipalasid, et näitame siis seda, mis meil oli üks esimesi, et selline, ma ei tea, tikudoos peaaegu, ruudukujuline tikudoos, et kuubik selline. Ongi selles mõttes vaktsiini kuubik, et siin peal on hoiatusmärk, et palun ärge puutuge.
et tegu on marutoodi vaktsiiniga ja siis niisuguseid asju me alla loopimegi või loopisimegi siiamaani. Ja loomad pidid ära sööma selle? Ja selles mõttes, et nad söövad ära, sest ta on mul sügavkülmast tulnud, aga mul tuleb kodune tunne. Aga jah, et ma arvan, et enamus, kes seda nõusutab, ei tule kodune tunne, sest ta on ikka nagu, ikka vastik hais, et niisugune halvaks läinud kala, niisugune rasv. Ja ta haiseb tegelikult kuskil poole kilomeetri kaugusele, mis on ka selle põhimõte, et tegelikult rebastel kählikatel on ikkagi päris hea haistmiseel ja see vaktsineerimisjoonte vahe ongi niisugune pool kilomeetrit, 600 meetrit, et lihtsalt, et terves siis, kui see ala on ära külvatud, et siis see kõik haiseks ja nad lihtsalt läheks neid vaktsiine otsima. Et ma saan, see ei ole küll see vaktsiin, aga põhimõte on siis selles, et teistsugune vaktsiinipalaga põhimõte on see, et sellest peibutusosas on niisugune kapsel ära peidetud. Et mis siis vaktsiin on siin sees ja selleks, et nagu loom vaktsineeruks, ei pea ta endale seda klotsi nii-öelda ära lämmuma ja alla neelama, aga tegelikult ongi, et see suulimas kestale, kui satub see vaktsiin, isegi kui kihvambad sellest läbi lähevad, et see juba tagab selle vaktsineerimisprotsessi. Ja tegelikult jah, et kogu see üldpõhimõte võib öelda, et on ju niisugune lihtne, et asja mõte on see, et terve vaktsineeritav ala siis külvatakse täis vaktsiinsöötasid, teha seda võimalikult ühtlaselt, arvesse võttes nagu teatud siis eripäraseid parameetreid, et vaktsiini kogus on siis välja arvutatud vastavalt sellele, kui palju on sihtgrupi populatsiooni, et tegelikult siis paigutatakse looduskeskkonda see vaktsiin, et need metsloomad saaks selle ise siis ära süüa. Muidugi see eeldab hästi suurt tööd selle vaktsiini väljaarendamisel, et paneme meditsiinitoote looduskeskkonda. Et see toode peab olema tõsiselt nagu ka testitud, et on nii tõhus kui ohutu, mida ta ka on. Ja nii see protsess käis, aga lihtsalt, et see kõik see süsteem püsti panna ja see läbi viia, et see on nagu pöörane töö tegelikult. Aga seda efektiivsust oli vist näha juba päris kiiresti, sest et kui ma õigesti aru saan, siis 2006. aastal, kui hakati välja andma aasta loomaarsti tiitleid, siis sina olidki see esimene loomaarst, kes selle tiitli pälvis. Ja, et see ma kolmanda lapse suure kõhuga, et ma kuidagi orgaaniliselt kuidagi need lapsed ja suured kõhud sinna töö sisse ära mahutasin, et käisin siis niisuguse kõige kaalukama inimesena siis seda ära toomas. Ja see andis kiiresti mõju, et tegelikult, et laias laastus me oleme vist riik, kes kõige kiiremini marutoodist on lahti saanud selle vaktsineerimise tulemusel. Sest et lihtsalt süsteemne töö. Seda süsteemset tööd oled sa ju tegelikult teinud ikka aastaid ja aastaid, et kui see nüüd aasta loomaarsti tiitel 2006. aastal tuli, siis ma saan aru, et 2018. aastal said sa ka meie presidendilt Valge Tähe 5. klassi teenetemärgi. Ja eks mul isegi vahepeal panti mingid pärgasid pähe, et nagu, eks kui tööd on tehtud, siis inimesed ilmselt ka seda märkavad, aga et eks pärjad närtsivad ära, aga vähemalt töö tulemus on olemas. Et siiamaani me oleme marutoodi vaba. Aga see ei ole ainult minu töö, et mina olin nii-öelda see, ma ei tea, juhtoinas või see, kes teistele pinnuks pepus oli igal hetkel, et pingutame nüüd, et anname ennast maksimumi. Et see on ikkagi päris paljude inimeste töö olnud. Aga Enel, nüüd kui me oleme olnud päris hulka aega marutoodi vabariik, eks ole, ja järjest rohkem inimesed või lemmiklooma omanikud leiavad, et aga miks nad peaks oma looma marutoodi vastu vaktsineerima, et kuidas see sind tundma paneb? Selline ükskõiksus või soovimatus vaktsineerida? Võiks ju vastu ükskõik olla, et eks teie enda valik, aga mida te teete siis, kui teie, ma ei tea, lemmikloom on purenud teie last ja siis tuleb välja, et teie ju ei vastuta oma keskkonna eest, et teil on vaktsineerimata loom. Et mis tunne on, et kui tuleb see õudus teie majja tagasi, et äkki see võis ka marutood olla, mis seal loomal oli, näiteks see loom sureb ära teil mingi nädala jooksul peale seda puremist. Kõige rumalam lugu on, kui see loom on, siis maetakse veel maha ka vaikselt kuskilt ja siis pärast tuleb see mõte, et äkki tal oli marutood, et minu jaoks nagu tavainimene võib-olla ei mõtle, aga selle marutoodi projektijuhina, et kõik need juhtumid
ma ei tea, kas kõik, aga väga paljud need juhtumid jooksidki minu juurde lõpuks telefoni nagu kontakti kaudu, et mida siis teha, et see on väga nõme tunne, et mina olen seda sama tunnet ju tundnud korduvalt elus, seesama veis, kes meil oli seal farmis haige, et mul on olnud ka väga niisuguseid ekstreemsemaid kogemusi marutadi Napikaid, jah? kokku puuta. Ja nagu ikka, et reede hilisõhtu ja ma ei tea, et revaktsineerimiseks ei ole mingit võimalust ja eks sa siis seal muretse ja et see mure ei lähe ju sul kiiresti üle marutadi inkubatsiooni aeg võib olla ja mingi minimaalselt paar nädalat, tavaliselt 1,5 kuud, aga kõige pikim inkubatsiooni aeg, mida on väidetavasti kindlaks tehtud, on 8 aastat olnud, et minul on see 8 aastat ka viimasest niisugusest marutaudi loomaga kontaktist möödas, et ma arvan, et see vaktsineerimata jätmine on väga-väga nagu iga haiguse mõttes tegelikult, mille vastu annab vaktsineerida. Minul ikkagi on tunne, et mina pigem vaktsineerin nii ennast kui ka oma looma, sellepärast, et mina nagu näen, et kaasaegsest meditsiinist on kasu olnud, et see talupoja tarkus või ma ei tea, rohke rohelise söömine, et nagu keskaja inimesed vist ikkagi surid ära. Neil oli kõvasti talupoja tarkust ja rohelist nad said ka, et sellepärast, et see oli enam-vähem Muud ei ainuke, olnud. mida kätte saada oli. Aga kui tuli ikkagi, ma ei tea, muhkat, siis nad ära surid, et no kaasaegne meditsiin ikkagi on millekski hea. Ja kui on nagu surmaga lõpeb haigus ja selle vastu annab vaktsineerida, et võib-olla mõnel üksikul indiviidil tulevad mingid nii-öelda kõrvaltoimed, et ala punetavus tekib süste kohal või et natukene paar päeva on halvem olla, aga see ju läheb üle, kas nagu väikese arstiabiga või see läheb ise üle, valdavalt läheb ise üle, aga see, et sa oled kaitstud selle haiguse vastu, on ikkagi väga-väga palju parem asi. Ja seesama, et me oleme tõesti marutaudi vabad, et läbi selle suure töö, kas või veel korra selle töö kirjelduseks, et selleks, et Eestimaa ühe korra selle vaktsiinsöödaga üle katta, see on väga suur töö, see on puht füüsiline töö, milleks kulub üle kuu aja. Tavaliselt kulub selle 1 kuu ja 1 nädal. Ja see ei ole mitte nii, et me nüüd teeme 8-5 tööd, vaid kogu alguspäev, kõik nädalavahetused. Et täpselt nii see käiski, et kõik need aastad, kui me külvasime tervet mõist siis nii-öelda pilootidest, külvajatest, minust endast, lennufirma poolsest projektijuhist, logistikutest, kütusevedajatest, et nad olid põhimõtteliselt kuu ja 1 nädala, nii kevadel kui sügisel selle kõigega rakkes. Hommikust õhtuni käis see niisugune, et ei saanud ma koju oma laste juurde, ei saanud teised inimesed koju. Me kõik sõltusime ilmast, et kui ilm on metsas, et siis seal tuleb kõik asjad ümber teha, et see on tohutu töö olnud, et see haigus ära tõrjuda ja piisab ainult nipsust, et keegi toob selle siia sisse tagasi ja see hakkab kõik otsast pihta. Ja seda sisse tuua on ju tegelikult üsna lihtne, sest et järjest rohkem inimesed reisivad oma lemmikutega, nad käivad näitustel, nad käivad lihtsalt riikides, kus see marutaud on veel väga-väga aktiivne. Vaadata siia Venemaa poole ja vaadata siin ka neid, on olnud olukordi, kus ongi täpselt niimoodi ju toodud see marutaud riiki. Loomulikult neid juhtumid on küll ja veel, et kus on toodud loomaga sisse, et on toodud valdavalt siiski illegaalselt importitud, ehk see sisse toodud loom on vaktsineerimata, on toodud vanasse Euroopasse, ma ei tea, Hollandisse, Prantsusmaale, Saksamaale, et korduvalt on niisugused juhtumid, aga õnneks on saanud need juhtumid nagu haaratud, aga meil on ju lisaks sellele, et meil annab nii-öelda lemmikloomade liikumisega sisse tuua, et meil on ju Venemaa siin samas, et nendel on marutaudi. Et tänu sellele ongi, et meil ei jäägi muud varianti, kui me peamegi kogu seda puhverala, mis jääb siis Eestimaa ja Venemaa piirile, tulebki 2 korda aastas edasi vaktsineerida, et meil ei ole valikut, sest muidu ta tuleb ilma, et keegi peaks nagu midagi korraldama, tuleb Venemaa poolt rebane kährik sisse, toob meile see nakkus siia sisse ja kõige lollim on see, et kui inimestele nagu tundub, et me oleme marutaudi vabad ja me ei peaks seda kahtlustama, see viib selleni, et me magame selle juhtumi maha ja siis ta läheb laiali ja siis hakkab pihta jälle. Ja neid juhtumid on küll, kus kahtlustatakse ja neid uuritakse, et ei ole sisse tulnud meile siiamaani. Sest ilmselt on piisavalt head tööd teinud, aga sama lugu, et neid on tulnud küll. Leedu on 2 korda taas nakatunud, et mis me näeme praegu, et kedagi halvustamata soovimata, et inimesed põgenevad sõja eest, nad põgenevad riigist, kus on väga palju marutaudi. Ja see eeldus, et tullakse ja need inimesed, kes võtavad oma loomad kaasa, nad armastavad oma loomi, nad hoolivad,
aga sõjasituatsioonis, sa ei saa kuidagi vastutada nende situatsioonide eest, mis sinu endagagi juhtuvad, rääkimata loomaga, et mis on juhtunud viimase aasta jooksul Rumeenias, kes ei ole küll marutoodi vabaks saanud, on tohutult suurenenud marutoodi juhtumite arv. Taasnakatunud on Ungari, taasnakatunud on Slovakkia, et terves maailmas tegelikult hetkel ikkagi nende See on niisugune tiksuv pomm, eks ole. Sest et seda enam mind väga üllatab, et me Eestis ei ole veel mulle teadaolevalt marutoodi juhtu niimoodi kätte saanud, mis oleks tulnud sõja tõttu sisse, sest et tulid ju väga paljud inimesed oma loomadega ja käisid lihtsalt Eestist läbi. Et see on murettekitav teema. Äkki tiksub meist mööda. Nagu ma ütlesin, et nagu viimane inimjuhtum 1986, et siis me ju istusime siin, pomm kogu aeg tiksus, kõik tegid tööd. Aga et praegu peaks ju ka, ja ma arvan, et ka tehakse seda tööd, aga kas siis inimeste nagu see informeeritus ikkagi on piisavalt kõrge, et mida madalam inimeste informeeritus, seda laialdasemalt võib ta levida ennem, kui see pomm selle paugu ära paneb, et võib-olla ei pane, aga kui paneb. Ja mis siis? Ennetus on palju odavam ja kergem kui odavam. Tagajärgedega tegelemine. Ma räägin, et see, mida iga inimene saab ära teha, kui sul on oma lemmikloom olemas, et me vaktsineeri see loom ära, et see on kõige lihtsam asi, mis sa teha saad, et siis sa tead, et sina oled kaitstud, sinu lähedased on kaitstud, et kõige lihtsam asi maailmas, et ära lase võõraste loomadega kokku, ära puutu võõraid loomi, et ära jäta, ma ei tea, prügi laiali, et lemmikloomad saaks su kodu lähedusse tulla, et see kõik on tegelikult väga lihtne ja võib-olla et võib-olla seda kõik ei ole vaja, aga kui tuleb mingil hetkel välja, et nagu seda oleks vaja olnud, aga on tegemata. Siis on hilja. Enne, sa nüüd eelmise aasta kevadel vahetasid töökohta ja lahkusid PTA-st. Millega sa nüüd tegeled? Ma ei tea, olen endiselt edasi loomaarst, et ma muidugi pean väga ütlema, et mul on need pärjad, mis mulle pähe pantud, et mul on nii hea meel, et mul on seesama nagu aasta loomaarsti tiitel, siin on peale kirjutatud loomaarst, et ka selle presidendi teenete märgi sain ma nagu loomaarst, et minul on küll väga uhke tunne olnud alati loomaarst olla, et mul on uhke tunne oma vanemate pärast, mul on nagu väga uhke tunne nende kolleegide pärast, keda ma näen, et ma nagu näen, et järgmine põlvkond on nagu meeletult tark nende vastu, et nad teevad väga palju tööd, nad on väga targad. Kas nad vahepeal nagu naissoost isikud ka kõhuga ringi käivad, ma ei ole väga täheldanud, et see osa võib-olla natuke kannatab. Aga ma olen loomaarst edasi, sest tegelikult ma paralleelselt nii-öelda ametniku tööna, mis ei ole väga ametniku tööks kujunenudki, et olen kogu aeg tegelenud, ma ei tea, mingil määral ikkagi selle väli nagu loomaarsti tööga ja ma olen väike mäletsejast ja meditsiiniga tegelenud 10 aastat ja nüüd mul on ikka vaja, et mul oleks kogu aeg hästi keeruline. Siis ma läksin tööle Eesti ühte kõige keerulisema vist või vähemalt ikkagi topis olevasse kliinikusse, loomade kiirabi kliinikusse. Ja siis ma olen seal loomaarst nii hästi kui oskan. Meil on iga osa lõpetuseks selline traditsioon, kus ma küsin ühe küsimuse, siis täna sinu käest ja küsimuse on andnud mulle eelmise osa inimene ja sulle esitas küsimuse või see küsimus, mis sulle esitatakse, et mis on sinu strateegia vältimas liigset töö tegemist ja töösse uppumist ja mulle tundub, et see on täpselt sulle. Sest sa teed nii palju lihtsalt. Aus vastus on, et mul ei ole strateegiat, et minu strateegia on see, et nii nagu me kõik me saame vanemaks, et mul on tekkinud see asi, et ma vist olen saanud nii vanaks, et mul juba organismil tekib lihtsalt see, et ta tõmbab juhtme ise välja. Sellepärast, et ma ikka, ja see on nagu väga suur probleem, ma täiesti teadvustan ja võib-olla see asi, mida me sinna kiirabi kliinikusse kõige rohkem õppima olen läinud, et tegelikult peaks ikkagi nagu, et peaks ära õppima selle, et ennast tuleb hoida. Et mina seda üleüldse ei oska, et minul ikka käib see asi nii, et kõigepealt töötame ennast ribadeks ja siis käib plõks ära ja tõmmatakse see juhe seinast välja. Et jah, et õppige teiste inimeste vigadeks. Mina tunnistan, et see on minu viga ja see on asi, mida ma pean õppima. Et
sellepärast, et muidu tuleb ennem see, et sa tõepoolest ei saa, eriti nagu loomaarstindused, et sa ei saa enam aidata teisi, kui sa ise oled niivõrd suures augus. Et tuleb ikkagi, ja seda ma näen tõepoolest, et minu kiiravikliiniku kolleegid oskavad väga hästi, nad on väga head spetsialistid, nad on targad, nad on tublid, nad on hoolivad, aga nad ikkagi suudavad olla hoolivad ka enda vastu. Et see osa, mis on nagu hoolimata sellest, et ma täiesti tunnistan, et mul on väga palju muudes asjades nagu vaja järgi õppijat teha, aga et see on, millest nagu ollakse minust mäekõrguselt üle. Et see tuleb ära õppida. Enel, aitäh sulle selle aja eest. Sind on alati väga põnev kuulata ja need lood, mida sa jagad, on nii elulised ja nii, ma nagu reaalselt kohe kujutan ette, kuidas sa seal lennuki peal selles haisus külvad, eks ole, seda vaktsiini ja see on ka niisugune eneseületus. Ja ma tõesti tänan sind kogu selle töö eest, mis sa oled juba ära teinud ja ma soovin sulle edu kogu sellele tööle, mida sa veel tulevikus ära teed. Et aitäh külamast. Suured tänud. Aitäh, et kuulasid selle osa lõpuni. Kui sulle meeldivad sellised podcastid, mida ma siin teha üritan, siis vajuta like või see pöial ja subscribe ehk siis telli. See aitab mind ja see annab sulle teavitusi siis, kui on jälle meil üks uus osa olemas. Kui sul on jälle mõtteid, keda veel võiks siia kutsuda või sul on mingid konkreetsed küsimused, mida võiks inimestel küsida, aga need minuga siit allpool või kirjuta mulle meili peale. Ootan ja näeme järgmine kord.